Tere tulemast Lumioni webinarile ja meil tuleb pikk seeria webinaride seeria, mis koosneb 4 maratonist, 4 webinarist on arhitektidele, sisearhitektidele, maastikuarhitektidele ja ka teedeprojekteerijatele, linnaplaneerijatele. Et just sellepärast ma mõtlesingi, et sellist korraldada, kuna väga laialt saab Lumionit kasutada ja et põhjalikumalt tutvustada erinevatele spetsialistidele. Nii, et alguseks veel paar sellist tehnilist küsimust. Et kui tekib mingi küsimus jooksvalt, siis webinari lõpus meil on küsimuste vastuste voor ja ka jooksvalt te saate juba siia kirjutada oma küsimusi, kui konkreetsel teemal tekib midagi. Lisaks te saate ka vajutada siin raise hand ehk siis tõsta kätt ja näiteks ma saan teile mikrofoni anda, et saate ka rääkida. Samas ma arvan, et ka küsimuste vastuste voorus saab ka tekstiliselt kõike seda korraldada. Nii, et mina olen Vitali Valtanen, olen AutoCAD süsteemides juhtivkonsultant. Peamiselt ma tegelen Reviti ja Lumioni tarkvaradega ja valdkond on siis arhitektuur, disain ja visualiseerimine. Et seal ma nõustan, konsulteerin ja ka korraldan koolitusi. Mina õpetan nii Reviti arhitektidele, sisearhitektidele, siis ka Revit vabavormid ja ka Lumioni koolitust annan. Ise ma kasutan Lumionis juba aastast 2013, siis kui ma seda esimest korda nägin ja enne seda ma kasutasin väga palju 3ds Maxi just visualiseerimise jaoks. Aga kui Lumion tuli silme ette, siis ma katsetasin, siis tegelikult ma sain aru, et saab väga lihtsamate meetoditega, et siis sellised ilupildid ja ka animatsioon, just animatsioon oli see, mis tõmbas Lumioni sisse, et nende animatsioonidega on seal kõik väga hästi korraldatud, et võrreldes nagu 3ds Maxi saab ideaalseid pilte ja videoid teha, aga see võtab nagu rohkem aega võrreldes Lumioniga. Millest koosneb siis meil täna see webinar? Meil tuleb selline sissejuhatus, kus ma lihtsalt tutvustan ka tarkvara iseenesest, mis tarkvaraga tegemist on, kus te leiate rohkem infot samamoodi ja siis teine osa ja kõige suurem osa on live demo, kus ma näitan reaalselt, mis Lumion on, mis on kasutajaliides, siis kuidas saab importida sisse teistest tarkvaradest modelleeritud 3D mudelid, kuidas lisada materjalid, siis objektid, täiendada stseeni objektidega ja ka lõpuks renderdada ka ilupilte ja ka videoklippe. Lõpus, kuna Lumionis on meil 2 versiooni, on standard ja pro, ma näitan võrdluse, mis näiteks standardis ei ole, mis pros on. Ma just panin seda täitsa lõppu, sest jooksvalt, kui me hakkame selle demo ajal vaatama, millest see tarkvara koosneb, siis sealt juba saate aimu, mis funktsioonid on ja kui ma hakkan võrdlust näitama, siis te juba teate, millest ma räägin, et ma ei hakanud seda alguseks juba sisse tooma. Ja lõpus on meil et küsimused-vastused, selline voor orienteeruvalt läheb kuni 11:30, aga see on juba koos küsimuste-vastustega. Nii, ja tuletan meelde, kui jooksvalt tekivad küsimused, siis Q&A chati sinna saate need kirjutada. Nii, et siis Lumion on reaalaja visualiseerimise tarkvara, real-time engine, real-time rendering ja seda on arendatud Hollandis Act 3D firma poolt. See Act 3D, nad alustasid tööd garaažis, nagu tavaliselt see on võib-olla,
2 inimese poolt tehtud ettevõte ja nad tegelesid just selliste 3D reaalaja tarkvaradega, selle arendamisega. Ja alates 2007. aastast nad hakkasidki otseselt suunama oma tooteid arhitektidele ja hakkasid arendama Lumioni. Ja esimene versioon tuli välja 2010. aastal. Siis hetkel kõige viimane, kõige värskem versioon on Lumion 10. Mina hakkasin 3. Lumion 3-ga pihta ja praktiliselt iga aasta on tulnud välja uus versioon. Vahepeal olid aastad, kui ei olnud, aga hetkel iga aasta tuleb uus versioon novembris ja mõnikord tundub, et mida veel seal saab lisada, et on juba nii palju võimalusi, aga iga aasta nad saavad seda täiendavad ja ületavad. Samas jooksvalt nad täiendavad iga versiooni, näiteks hetkel on 10.3 kõige viimane, et 10.1, 10.2 ja nii edasi nad vahepeal uuendavad. Ja kui näiteks teil on ostetud litsents Lumion 10, siis kõik versiooni uuendused .1, .2, .3 saate kõik need tasuta. Kui tuleb näiteks 11 versioon, siis te võite valida, kas te tahate uuendada, siis te lihtsalt maksate peale natukene ja siis saate 11. versiooni. Kui ei taha, siis te võite jätkata 10. versiooniga. Aga siis, mis põhiline väljund on Lumionil? On ilupildid, on 3 tükki neid. On ilupildid, mida me tahame saada, on animatsioon ja 360 selline panoraam, virtuaaltuur. Ma kohe näitan ka Lumioni enda lehel. Nii. Lumioni lehel on meil showcase, kus saate ise ka järgi vaadata. Ja meil ongi 3 sellist kohta, kus 3 kategooriat on pildid, kus te saate vaadata juba tehtud pilte, on nii selline eksterior kui ka interior. Ja siin on nüüd uuenduste pildid. 10.3 oli see tehtud. Saate hiljem ka vaadata. On videod, animatsioonid. Siin alguses on sellised intervjuud, näiteks Bjark Ingels grupiga, need ka kasutavad seda Lumionit, kuidas seal üleujutustega oli lahendatud selline animatsioon ka veel. Ja siin mõned videod, mismoodi välja näeb selline Lumioni animatsioon. Ja põhimõtteliselt neid saab väga erinevaid teha. Võivad olla sellised väga lihtsad aeglased vaated hoone peale, sees samamoodi liikumised. Saab ka teha väga selliseid dünaamilisi, et siin on kasutatud mingi After Effectsi võib-olla või lisa tarkvarad, aga üldine pilt on tehtud ikkagi nagu Lumionis. Samamoodi ka tekstid saab lisada ja kõik täiendused. Ja 3. variant on siis panoraamid. Ja panoraamid on siis sellised virtuaaltuurid, kus te teete ühe kaadri ja siis ta teeb sellest kaadrist 360 sellise panoraami, mida saate kerida, vaadata ümberringi. Hetkel meil on siin ainult üks kaader, aga kui näiteks ma võtan sellise maja, siin on olemas sellised nooled, et ma järgmise kaadri juurde saan liikuda ja samas saab virtuaaltuuris teha nähtavaks need kohad, kus kohast on tehtud see kaameravaade. Näiteks siin. Ja saab liikuda just sinna silma peale, et sealt ringi vaadata.
Ja selle lingi näiteks saate väga mugavalt kopeerida, saata näiteks kliendile ja tema saab oma kas telefonis või lihtsalt arvuti brauseris avada ja samamoodi keerata. Kui ta hakkab seda vaatama näiteks telefonis või tahvelarvutis, siis tekib veel üks ikoon, on gyro ja ta saab põhimõtteliselt hoides telefoni, keerata ümberringi ja vaadates telefoni saabki nagu liigutada seda pilti. Ta ei pea lihtsalt niimoodi swipe ima, et niimoodi keerama. Hästi mugav ja efektne ka. Saab need lingid QR-koodiks teha ja joonisele panna ja kõik igasugused sellised lahendused on. Nii, et Lumioni kodulehelt saate showcase ja siit saate vaadata juba olemasolevaid igasuguseid pilte. Lisaks siin Lumioni kodulehel te leiate ka kirjelduse uuest versioonist, mis seal oli tehtud. Kõik need videod muidugi on tehtud Lumioniga. Nii, et praegu vaatame siin edasi ja see protsess, kuidas ta välja näeks, et kui me hakkame kasutama Lumionit, siis modelleerime me kõike oma 3D tarkvaras. Et Lumionist saate modelleerida ainult maastikud mingil määral. Et otseselt hoone modelleerimine toimub teises tarkvaras. Lumion on mõeldud visualiseerimiseks. Kui te modelleerite hoone oma tarkvaras, siis impordite Lumionisse. Sealt te saate lisada materjalid, et ei pea mõtlema juba oma selles 3D tarkvaras, mis tekstuur peab olema konkreetsel seinal näiteks. Te võite seda kõike täiendada Lumionis. Lumionis on paremad materjalid ja ka nende füüsikalised omadused on realistlikud, on päris elus tehtud. Ja kui me renderdame, siis ta ikkagi arvestab materjali omadusi, mis on oluline ja siis peaksite nagu ikkagi kasutama Lumioni enda materjale. Ja sellest ma räägin veel edasi. Siis kui soov on, siis täiendate Lumioni objektidega selle stseeni või projekti. Ja sest Lumionis on väga palju neid olemas juba objekte. Siis seejärel te sätite kaamera vaate ja salvestate just pildist kaadrit, te tahate saada. Saate täiendada veel selle kaadri erinevate efektidega ja seejärel hakkate renderdama. See on väga kompaktselt tehtud selline tööprotsess, et seal võib ka väiksemaid nagu eraldi etappe olla, et kui videoklipp, siis me peame kaadrit näitama, kus kaamera algpunkt on, siis lõpp-punkt ja kaamera liikumise trajektoori määrata. Nii, aga seda kõike ma näitan ka edasi ja kui me räägime nendest 3D tarkvaradest, siis meil on 2 võimalust, kuidas ma saan importida sisse minu 3D failid. Esiteks, te lihtsalt saate import või oma tarkvarast eksport teha ja Lumionisse import. Lumion toetab siis järgmised formaadid, DAE, Collada, DVG, SKP, SketchUpi, OBJ, siis 3ds, Max ja FBX. Põhimõtteliselt te saate kohe, ka näete, et need on sellised enim kasutatud tarkvarad. Ja tegelikult siis te saate põhimõtteliselt igast tarkvarast importida sisse Lumionisse mudeli. Oluline, et see peaks olema 3D mudel ikkagi. Ja teine variant on siis live sync, et te saate reaalajas sünkroniseerida teie enda mudeli, näiteks kas on ta Revit või on Rhino mudel ja siis Lumioni mudeliga. Ideaalis see võiks välja näha nii, et teil on 2 monitori, ühes monitoris te teete tööd näiteks Revitis ja teises monitoris teil on juba Lumion
Lumioni vaade. Et ma kohe näitan ka siin Lumioni kodulehel on selline menüü nagu Support and Learning. Ja siin te saate leida igasugused õppevideod, on ka support olemas ja ka downloads. Ja downloadsi all siin paremal te näete on LiveSync need pluginid erinevatele tarkvaradele. Et põhimõtteliselt kõik tarkvarad on toetatud ja kui ma võtan näiteks kas või SketchUpi, siis siin saate esiteks näha, kuidas ta toimib ja põhimõte on selline, et teil ühes aknas on teie mudel ja teises aknas ta automaatselt sünkroniseerib ja kui tekitate mingisuguse muudatuse oma tarkvaras, siis siin paralleelselt teeb ka selle valmis. Mina hetkel kasutan Revitit ja ma näitan, kuidas saab, ma ei hakka seda LiveSynci tegema, sest ta eeldab, et mul on nagu parem muidugi on kaks monitori või ma pean ühes monitoris paigutama kaks tarkvara ja siis nad on mõlemad nii väiksed, et ei ole mõtet. Nii. Ja siis tegelikult samas kohas, kus mul on see downloads, siin te saate laadida ka, kui teil on litsents ostetud, siis te saate siit alla laadida kõige viimase versiooni. Et kui teil näiteks on hetkel kasutatud 10.1, 10.2 võib-olla, siis tahate 10.3, siis siin te saate selle sisse logida ja alla laadida. Nii, okei, et nii sellest ma rääkisin ja näitasin. Okei, aga nüüd siis liigumegi edasi siia live demo juurde ja mul on Lumion ees. Alguseks paar sõna veel ka kasutajaliidesest. Teil on võimalus alustada uue joonise, näiteks uue projekti. Teil on mitu keskkonda, kus näiteks seal on mäed veel, on mingi mets olemas, siin on ka teed olemas. Kui näiteks te tahate kiiresti mõne hoone renderdada, siis te võite kasutada ka midagi sarnast. Samas te võite teha endale, kui oletame, et teil on näiteks majetehas ja te tahate, et erinevad majad oleksid juba olemasolevas keskkonnas, mitte olemasolevas, vaid nagu sarnases keskkonnas. Te võite teha ühe faili, kus teil on kõik seadistatud, välja arvatud hoone ja hoone mudeli te hakkate siis järjest siia paigutama, midagi sarnast nagu see. Et te saate siis teha endale selline template, kuhu hakkate paigutama erinevad mudelid. Nii, siis on näidised olemas, siis te saate vaadata, kuidas on juba tehtud mõned mudelid, kuidas on seal seadistatud efektid ja need efektid saate muidugi kopeerida ja oma selles projektis kasutada. Samamoodi saate ka materjalid kopeerida sellest mõnest näidisest. Saate vaadata, kuidas olid animatsioonid tehtud, et nende pealt saab väga hästi nagu õppida ka. Nii, siis jah, mul on näha, et arvutikiirus on siin väga hea, et Lumion vajab ikkagi nagu korralikud arvutit. Pigem see võiks olla mänguarvuti, et graafikakaart on hästi oluline. Ja nii, kui teil on olemas projektid juba tehtud või keegi saatis teile juba olemasolevaid, siis saate siit load ja neid käivitada. Siis allpool on õppevideod, on ka lingid näiteks blogidele. Blogis on väga palju huvitavaid ja kasulikke õpetusi, nii videod kui ka lihtsalt tekstilised soovitused, kuidas seadistada midagi, et oleks nagu optimaalne. Nii. Aga praegu ma võtan siin selle näidisfaili, plain, selline tühi keskkond.
Üldiselt mul on neli menüüd. On objects siin all, on materjalid, landscape, kus ma saan näiteks modelleerida maastikud mingil määral ja on weather. Siin ma saan seadistada, mismoodi hetkel näeb välja taevas, kus asub päike, kui kõrgel, kas on päev või on öö. Näiteks kui ma liigutan allapoole, siis muutub kõik ööks väga kiiresti. Nii. Ja et alustada, ma toon sisse ühe näidisfaili ja selleks ma kasutan Reviti näidisfaili. Nüüd, kui eksportida, hetkel ma ei taha kasutada seda live synki, ma saan kasutada eksportimist. Erinevad tarkvarad ekspordivad erinevalt moodi. Näiteks Autodeski tarkvaradel on eraldi menüü, Lumion üleval ja siin on teil selline live synki player, aga saab kasutada eksport ka laada. Mõned tarkvarad samamoodi peaks kasutama kas sellised pluginid, näiteks SketchUpi saab ka lihtsalt SKP failiga eksportida. Siis ArchiCADist saab Save As ja DAE Kalladasse ja Maxi faili saab ka kasutada, saab ka eksportida. Näiteks Maxi puhul teil peab Max olema ka installitud. Ehk siis, kui te lihtsalt saate Maxi faili, siis te avada seda ei saa, te peab Max olema installitud, 3ds Max installitud. Aga kui ma hakkan eksportima, võtan siis eksport, näitan, et kuhu ma tahan seda eksportida. Paneme siia. Jah, sellise nimega. Eksportimine ei võta palju aega. Muidugi sõltub ka detailsused, kui detailne see mudel on teil. Hetkel peaks kohe lõpetama. Ja nii, lõpetatud. Siis ma lähen tagasi Lumionisse. Mul on import new model. Vajutan siia peale. Näitan, kus see fail mul asub. Open. Siis ma saan tekitada talle eraldi kausta. Vajutan siin new category, et see on mugav, sest siis ma saan nagu projektide järgi filtreerida minu need mudelid. Lumion Marathon nimeks. Nii. Ja kui on teil näiteks Maxist võib-olla imporditud mingi mudel ja seal on animatsioon, siis te saate ka selle sisse lülitada, et siis ta oleks animeeritud teil ka Lumionis. Nii, vajutan finish. Nüüd siin jällegi ta võtab mõne aja, et sisse tuua selle mudeli. Kui näiteks ma mingi hetk juba minu olemasoleva mudeli, Revit mudeli näiteks uuendan, siis ma näitan ka hiljem, kuidas saab ka minu olemasoleva selle Lumioni mudeli uuendada. Nii, saab hiireklikiga paigutada, kuhu ma tahan seda panna, hiireklikk. Kindlasti ta praegu tahab veel mitu tükki neid panna, et vajutan escape ja on lõpetatud. Siis Lumionis mul on võimalus liikuda siis nagu mängudes ja seda saab teha siis ASD ja 2V klahvidega või siis klaviatuuri nooltega. Niimoodi. Et ma liigun kaugemale. Q-ga ülespoole, E allapoole. Ja iga hetk te võite ka, praegu ma näiteks vajutan select, et lõpetada selle funktsiooni, selle imporditud mudeli lisamise. Ja kui te unustasite ära, kuidas ma saan liigutada objekte või kuidas saan navigeerida siin või mis menüü kus kohas on, iga hetk te võite liigutada siia allapoole küsimärgi peale
ja te näete, üleval on teil näha, kuidas see liikumine käib, kirjutatud ka kõik. Allpool on menüü kohta info ja kõik on nagu kirjeldatud. Nii. Nüüd siis selle mudeli, mis mul on lisatud, tahaks natuke ülespoole tõsta, sest ma näen, et seal mul on Reviti enda maastik ka olemas. Saab mudelit liigutada. Esiteks võtan funktsioon select, siis free move. Free move'iga saate liigutada seda erinevas suunas. Kui oletame, mul oleks mingisugune objekt all, siis ta paneks minu mudeli objekti peale. Aga hetkel ma tahan ainult vertikaalselt liigutada. Ma võtan move up, liigutan ülespoole. Niimoodi. Ja kui ma tahan samal kõrgusel liigutada objekte, siis saab valida move horizontal. Samas, kui te teate, et te tahaksite konkreetsele kõrgusele tõsta, siis type in ja siin te saate kõrgused käsitsi sisse toksida. Nii. Okei, nüüd kui see mudel mul on lisatud, mida ma sellega saan teha, siis esiteks tahaks lisada siia materjalid, et vaadata, kuidas ta välja näeb. Sest hetkel need materjalid on Reviti enda omad, näiteks need klaasid. Liitame siia poole näiteks ka. Siin on juba, ta võttis Reviti materjali ja paigutas siia ise V selle asemele. Nii, aga lähen teise menüü sisse, materials. Nüüd oluline on see, et kindlasti, kui te tahate, et teil mudelis oleks erinevad materjalid, näiteks kui ma võtan siia seina peale ja ma tahan, et sellist materjali kuskil sees ei ole kasutatud, siis ma pean oma tarkvaras ikkagi need materjalid erinevate nimedega seadistama. Et ta leiab ise kogu mudelis samasuguse materjali ja vahetab vastavalt sellele, mida ma tahan. Nii, võtame siin selle põranda. Teen hiireklikk. Nüüd ma saan materjalide kogumikku. Mul on üleval sellist 5 sakki. Esimeses ma näen, et mul on imporditud mudel ja kui ma renderdan, ma näen, et ta on küll nagu nähtav, aga tal ei ole reaalseid selliseid omadusi, peegeldusi ja võib-olla sügavust ei ole. Nii, siin ma saan kasutada näiteks lihtsalt värvi, saab klaasi vahetada selle materjali vastu, saab teha täitsa uus oma materjal siin standardiga, saab kasutada veematerjale, purskkaevu, nagu vesi voolaks nagu. Aga üleval meil on olemas sellist näiteks outdoor, on indoor ja various, et erinevad materjalide kategooriad vastavalt, mida ma tahaksin. Et ma tahaks väljaspoolt outdoor eksteriori tekstuure vaadata. Siis on puit näiteks. Nagu näete, et on väga palju erinevaid materjale ja põhimõtteliselt väga kiiresti ma sain vahetada sellise nagu laevatekk näiteks on. Mõtlen, et võib-olla tahaks näiteks kas keerata ümberringi või kasutada teist värvi või veel midagi, siis teen topeltklikk selle materjali peal ja siis mul on rohkem võimalusi seda seadistada. Näiteks esimene on see colorization, ma saan seda liigutada, muuta mustaks näiteks. Et miks ta just mustaks praegu tegi, sest siin on värv valitud just must. Saab seda seadistada. Nii, ükskõik mida te tahate. Ja siia näiteks te näete need RGB-d. Saate ka Photoshopist näiteks need kopeerida või siis teisest materjalist sama väärtuse kopeerida. Et kui ma võtan näiteks mõne teise, annan talle, näiteks tal on must, liigutan kursor siia peale ja Ctrl-C klaviatuuri peal vahetan Ctrl-C, vahetan siin materjali
praegu ta on teine, võtame niimoodi, aga liigutan siia peale ja Ctrl-V. See kohe vahetab selle värvitooni vastavalt sellele, mis mul oli kopeeritud. Et need materjalid saate igas kohas niimoodi siis kopeerida. Nii on siis erinevad seadistused, et peegeldus, on reljeef, on suurus. Kui reljeefi näiteks ma tahan lisada, et, no, siin ta väga palju ei anna mulle, mingil määral ta annab sügavust, aga kui rohkem tahate, siis peaks kasutama teise materjali, kus on näiteks D-täht olemas. Aga veel vaatame siin selle ka, et scale'i saab suuremaks, väiksemaks teha. Ja nagu te näete, kui ma hakkan liigutama või kui ma liigutan kursor selle seadistuse peale, siis on kirjas shift. Shift on selle jaoks, et kui ma vajutan shifti ja hakkan liigutama, siis ma saan vaikselt väiksemad numbrid nagu muuta. Ehk siis ta ei muuda nii drastiliselt, sujuvalt saab seadistada, mis suurust ma tahan. Nii, peale kauba meil on siis väga palju seadistusi siin all, et XY suunas saab ja Z suunas liigutada ja keerata näiteks, et kui ma tahan teistpidi 90 ja siis saab niimoodi panna. Pool läbipaistvaks saab teha need materjalid. Kui on näiteks mingi kardin või midagi veel, siis seda saab siin seadistada. Kui teil on lamp näiteks, siis te saate seda selliseks, et ta on heegeldav. Sellised materjalid. Saate ise tekitada lambi näiteks, valgusallika. Siis weathering, väga kasulik selline funktsioon, seadistus, et te iga hetk saate ka lisada nagu kulunud efekti, sest et sellega te saate saavutada realismi ka, et kindlasti mitte väga, muidu läheb kohe selliseks hallituseks, aga natuke võib lisada, et siin muidugi on erinevad näiteks wood, et puidul on natuke teistsugune. Et kui ma lähen lähemale, võib-olla siis on parem näha. Et sellised väiksed asjad. Hetkel, oletame, ma praegu seda enam ei seadista, aga ma tahan seadistada selle materjali. Siin on mul konkreet. Valin ja võtan outdoor ja konkreet. Siin on mul väga palju erinevaid jällegi variante ja oluline on, et võtame äkki, praegu võtame sellise esimese, mis meil enam-vähem tuleb välja. Selline. Renderdamisel, kui ma vaatan näiteks teen siit pildi, siis mul kohe tuleb selline nagu võltspildi tunne, sest sellised teravad nurgad looduses on väga raske leida. Siis ka renderdamisel on oluline neid seadistada nii, et nad oleksid natuke sujuvamad. Igal materjalil on samas kohas, kus meil on see kulunud efekti, on edges. Ja siin te saate natuke ümaramaks teha. Isegi natukene sellest piisab, sest reaalses elus väga teravaid neid ei ole. Ja juba on tulemus nagu parem. Nii. Iga kord, kui me siin kõike seadistame, need materjalid näiteks, ma soovitan teil väga palju materjali korraga mitte seadistada, sest kui juhuslikult vajutame escape, siis kõik kaob ära, et aja jooksul salvestage need seadistused, save changes, need materjalid on seadistatud. Nüüd võtan näiteks klaasi. Valin klaasi, siin ta näitab mulle Reviti enda klaasi, aga ma saan kasutada kas sellise standardse klaasi või Pure Glass. Siin on rohkem võimalusi seadistamiseks ja saab esiteks jällegi värvi muuta, RGB vajutan, siis saab
tonaalsus, selle tooni seadistada. Võtan praegu täitsa selline allikas. Aga colorizationiga te saate näidata, kui palju ta ikkagi peaks olema must hetkel näiteks. Nii, reflectivity'ga seadistate, et peegeldus oleks, aga lisaks Pure Glassil on erinevus tavalisega see, et ma saan teha teda selliseks nagu külmunud klaas, et ta ei ole läbipaistev, nagu liiva päritsustamist. Et sellised efektid saab saavutada. Ja ka reliefid. Et kui on mingi spetsiifiline koht, kus sa tahate seda kasutada, siis siin need on. Ja suurustab ka. Nii, võtan praegu tagasi. Ja loomulikult klaasi puhul on hästi oluline läbipaistvus. Kas ta on läbipaistev või ei ole, seda saate seadistada siin. Nii, no lasta praegu selline olla. Siis üks hästi oluline koht, et arhitektuuri puhul meil on ikkagi väljast ka midagi. Ehk siis meil on maastik ja tavaliselt hoone ümber on ka mingi muru, et kui ma vaatan seda tekstuuri, siis ma näen, et tal tekivad sellised, need nimetatakse tailideks, tail, ehk siis väiksed nagu plaadid tekstuuridest. Need on kõrvuti ja siis selle pärast tekibki selline rida. Ta kohe näitab, et see ei ole päris tekstuur. Mida te saate siin Lumionis kasutada materjalidega? No esiteks, kui ma vajutan siia selle muru peale, siin näiteks ma saan seadistada, et see materjal peaks olema täpselt samasugune nagu landscape, ehk siis see ümbrus, mis mul on seal eemal, et see sama nagu see. Tõstan natuke ülespoole ja valin landscape. Nüüd on täpselt samasugune. Miks see nagu on hea näiteks? Ma korraks liigutan äkki natuke allapoole oma hoone, et sest tundub, et on sama, sellest piisab. Nii, selle materjali puhul on hea, et ma saan värvida näiteks. Kui ma lähen landscape menüüsse, mul on selline funktsioon nagu paint. Siin ma saan valida näiteks mõned tekstuurid, näiteks sellise, nii, tile size, võtame brush size natuke väiksemaks. Ja hakkan põhimõtteliselt hoian vasakut klahvi ja saan joonestada siia teise tekstuuri peale. See on maastik. Kui ma enda mudelis kasutan samasuguse materjali, siis ma saan ka siin peal joonestada. Et ta jõuab siiamaani ja juba sellel asfaldi materjalis ma midagi joonestada ei saa. Et kui teil on vaja näiteks hoone panna ja kõrvuti kiiresti joonestada näiteks mõne asfaldi siia peale või siis kerkkruustee sellise, siis te saate nagu nende materjalidega seda teha. Samas te võite ka tekstuuri võtta kuskilt mujalt, alla laadida ja kasutada mingi pildi tekstuuri siin. Et ei pea ilmtingimata valima nendest, mis meil siin on. Võtan siit võib-olla ja hakkan selle värvima. Ja näete, nüüd ta värvib juba teise tekstuuriga. Kui see tekstuur tundub mulle liiga suur, iga hetk te võite ka seda parandada. Siin all on meil tile size ja saate väiksemaks teha. Aga näete, ta samamoodi, kui ma liiga väikseks teen, siis ta samamoodi nagu minu Reviti materjal läheb nagu natuke sassi. Et teen seda tagasi niimoodi. Ja siis veel üks praktiline pool selle materjali puhul, kui ma kasutan oma mudeli peal, siis on see, et ma saan sisse lülitada selles landscape menüüs muru, landscape grass. Et mul on selline on-off nupp, lülitan sisse, lülitan välja. Ja nüüd, kui mul on siin kuskil kasutatud see materjal, siis ta paigutab ka siia ülesse minu mudelile selle muru. Ja
selle muru saab ka seadistada, et suurust ja ka kui kõrge ta peaks olema. Widerless teeb sellise mitte ühtlase pildid, kuskil on teda rohkem, kuskil on vähem, et loomulikult nagu oleks. Ja kui näiteks ma hakkan uuesti midagi siin värvima, siis võtan Paint, valin selle materjali, muru, hakkan joonestama ja näete, ta joonestab mulle koos muruga juba. Niimoodi. Nii. Aga siin on ka võib-olla väiksed miinused, et see muru mingi hetk võib tunduda, et ta ei ole päris realistlik, tahaks natuke parema selle materjali. Ma panen näiteks siia kuhugi. Siis te võite kasutada teise materjali muru jaoks. Et valime selle site materjali. Hetkel ta näitab, meil on landscape materjal kasutatud, vajutame siia peale ja tulen tagasi materjali library'sse. Ja siin meil on, enne me kasutasime outdoor materjale, siin ma saan valida ka various ja meil on olemas 3D grass näiteks. Võtan sisse ja nüüd ta on palju efektsem. Loomulikult ta vajab ka rohkem arvutiressursse, et pidage meeles. Et siin on sellised ka nõudmised. Nii, et mõtlen olla mõne sellise. Kui ise ma soovitan, et kui te teete tööd ja te tahate, et lõpuks teil oleks siin ilus muru, korraks vahetage see, pange kas või see landscape ja tehke sellega tööd, aga enne renderdamist lülitage sisse 3D muru ja nüüd on korras, sest isegi töö ajal ta natuke pidurdab arvutit ka. Nii, kui näiteks teil on soov kasutada mõne enda materjali, et ma väga palju siin materjalidest hetkel ei jõua rääkida. Näiteks te tahate ise oma materjali kasutada, võtate materjali, mida te tahate siin muuta ja standard. Nii. Siin ma kustutan, siin on ta automaatselt teeb normal mapi, aga sellest ma kohe näitan, mis faili ma tahan kasutada selle tekstuuriks. Nii, mul on üks hetk. Mul oli desktopil vist. See tekstuur. Siis okei, mul vist natuke läks midagi asja. Materjalid, jah, leidsin. Siin on mul tekstuur, mida ma laadisin alla netist. Oluline, et te kasutaksite näiteks neid nimetatakse ka tiled texture või seamless texture. Siis ta näeb ühtlaselt välja. Nii, nagu näete, et suht adekvaatne tekstuur ja üks oluline punkt on see, et hetkel ma lihtsalt tõin sisse selle ja ta automaatselt teeb mulle sellise normal mapi, ehk siis ma saan talle sügavust anda. Et siin on, kas ma võtan samasuguse, saan reliefi anda, et ta on täitsa sile praegu, kui küljelt vaadata. Kui ma reliefi annan rohkem, siis ta tuleb need tumedad punktid, tumedad objektid tulevad esile ja annavad mulle sellele materjalide mahu. Nii, import teeme natuke suuremaks ka, et kui soovime niimoodi. Ja kindlasti ka nurga peaks pehmemaks tegema natukene. Nii. Te saate ükskõik millise materjali ise teha.
Siis, kui rääkida näiteks nendest omadustest, mis meil olid landscape menüüs, kui ma mõnest teises räägin rohkem webinaris, et siin on võimalus siis kasvatada juurde näiteks mõned mäed või vastupidi, teha sellised augud. Kiirus praegu mul on valitud hästi suur, et sellepärast ta väga intensiivselt muudab minu maastikut. Erinevad variandid siin on. Maastikuarhitektidele ma näitan rohkem. Saab sisse lülitada ka veepinna, näiteks sellisel moel. Ja kui te seda ei taha, näiteks teil on mingi saar, kiiresti tahate, et saare peal näidata mõne suvila, näiteks moodulmaja, siis saab sisse lülitada ka ookeani. Nii. Et suht kiiresti tekkis teil kogu see maja ümber ja maja sees ka natukene ookean. Saab seadistada intensiivsust, mis suunas ta liigub, kõrgust ja kõike seda. Siis nagu ma näitasin, on see paint funktsioon. Korraks seda teen lamedamaks. Aga on olemas ka OpenStreetMap. Arhitektidel on ka see oluline, et saab kasutada sellist beta lahendust. Siin on OpenStreetMap kaardirakendusest genereerib automaatselt kõrvalhooned ja kasvatab need ülespoole. Ja ma praegu teen hästi kiire näite. Viimases webinaris ma näitan rohkem seda. Nii, et näiteks meil on siin sadamapiirkond, saab suuremaks teha selle maa-ala ja ka näiteks kõrgused ka saab sisse tuua. Ma praegu neid ei hakka sisse tooma, vajutan start ja ta laeb mulle alla selle ümbruskonna. Nad ei ole 100% täpselt samasugused, aga mingil määral nad saab mõned hooned ikkagi sarnaseid kasutada. Suht kiiresti sain siis sellise ümbruskonna tekitada. Kui mõned hooned on need siin kattuvad, neid saab ka ära jätta. No, neid siin võtame ära näiteks finish ja neid enam ei ole. Ja kui ma renderdan, siis ma saan ka juba koos kõrvalhoonetega seda teha. Nii, praegu ma lülitan selle välja ja muru on siin olemas. Nii. Okay. Panen siia poole mõned teise materjali, betooni. Ja vaatame nüüd ka selle kõige suurema menüü. Mul on objects ja siin on olemas sellised kategooriad, nii imporditud mudelid, mida minu see Revit mudel on, see on imporditud mudel, aga ka Lumionis on väga suur kataloog erinevatest objektidest. Ehk siis siin ma leian näiteks nature on mega suur. Vajutan place nupule ja saan paigutada siia puud. Näiteks iga objekti puhul ma saan esiteks selle valida siin kataloogist, liigutan soovitud kohta ja ma saan klaviatuuri nuppe kasutades näiteks vajutada R-täht, siis ma saan seda jooksvalt keerata, nii kuidas ma tahan. Kui ma vajutan L-täht, siis ma saan seda suuremaks ja väiksemaks teha. Näiteks paigutan siia kuhugi. Ja järgmise, võib-olla teistsuguse, et oleks, ei ole need väga identsed, et looduses nad ikkagi on, kõik on erinevad. Siin on teil näiteks lehtpuud, on okaspuud, väga suured kataloogid, troopilised,
On ka, vist eelmine versioon tuli välja sellised lehtedeta puud. Ehk siis, kui teil on vaja renderdada näiteks talvise või sügise pildi, siis seda saate nende puudega siin teha. Siis eraldi on siin muru jaoks komponendid. Kui te tahate näiteks panna võib-olla kuhugi siia ette need liiga suured, väiksemaid saab ka siia paigutada. Võib-olla saab ka L-tähega väiksemaks teha ja R-tähega keerata ringi. Niimoodi. Kui üks on paigutatud, siis ta praegu ise keerab neid teistpidi, et oleksid niimoodi sellised kaootiline. Siis jah, neid on siin väga palju, saate ka ise vaadata. Ja hetkel tekkis uues versioonis ka Fine Detail, aga seda siin on all ka on kirjutatud, et on soovitatud kasutada siis, kui teil on näiteks juba kaameravaade tehtud ja te tahate esiplaanile lisada mõne väga realistliku puu. Ehk siis ta on väga detailne ja ta nõuab rohkem ressursse, et neid kasutage minimaalselt, sest muidu ta ikkagi renderdab väga kaua. Nii, okei, siis arhitektidel on hästi oluline võib-olla inimesi siia lisada. Teil on mehed, naised, lapsed, on loomad, on 2D komponent, 2D need kujud ja kui te leiate mõne sobiva inimese, nad võivad olla ka sellised, kes liiguvad näiteks. Et paneme, et inimene ühest kohast liigub kuhugi teise. Et hetkel, kui ma seda paigutan, siis ta liigub meil koha peal. Kui animatsiooni hakkan salvestama, renderdama, siis ma saan panna, et seda, kuidas ta liigub, trajektoor ja kõike. Lisaks on võimalik lisada ka selliseid inimesi, kes on näiteks mingi sümboolsed. Teil on vaja palju rattureid lisada siia, aga te tahate, et need, praegu nad näevad välja ühtemoodi. Ja võib-olla konkursi jaoks te ei taha väga spetsiifiliselt näidata, mismoodi need inimesed välja näevad. Siis iga hetk te võite ka personaalselt iga inimese muuta näiteks Colorization 2 mustaks või valgeks näiteks niimoodi. Sellised võimalused on ka. Nii. Ratas jäi samasuguseks, okei. Nii, siis kui on vaja siin veel mõned objektid lisada. Lemmikloomad, ka kalad sinna sisse. Oluline, et jälgida nii kalade puhul kui ka näiteks lindude puhul, et nad ikkagi liiguks õiges kohas. Siis nad liiguvad teatud trajektoori järgi ja eriti tüüpiline olukord, kui hakkate videot renderdama, siis võib juhtuda, et lind lennab kuhugi nagu seina sisse ja seinast välja, et seda peaks nagu jälgima. Okei, need on siis sellised inimfiguurid. Te saate kasutada ka efekte. Näiteks on purskkaevud, on tuli, kui kuskil kaminasse panna, on suits, kui on vaja näiteks panna korstnast kuskil tuleb, siin neid ei ole, niimoodi paigutada. Nii. Ja siis veel on udu, saab kuhugi sinna ümberringi panna. Jällegi ka udu saab suuremaks, väiksemaks teha. Nii, sellisel moel.
nagu näete, et ta tuvastab, kus kohas tal on pind ja paigutab pinna ikkagi objekti just nagu selle pinna järgi. Nii, võtame praegu, kustutan ära. Nii, siis need efektid ja lehed näiteks, kui te tahate, et lehed oleksid seal langeksid, et need saate suunata, mis suunas nad liiguvad, kas nad lihtsalt langevad niimoodi allapoole või paremalt vasakule erinevas suunas. Siis on heliefektid. Nendega on siin väga palju võimalusi, et kui te tahate, et videos näiteks oleks ka heli olemas, siis saate vastavalt ümbruskonnale, näiteks kohvikus kuskil, siis seal praegu ei ole seda kuulda, aga kui ma seda paigutan, siis mida lähemale ma hakkan liikuma sellele videos, seda kõvemini on see heli. Heliefektid. Siis vaatame praegu outdoor, meil on nagu rohkem seda eksteriori vaja. Siis siin on mööbel, näiteks välimööbel. Siin on väga palju erinevaid pinke. Neid komponente. On ka hooneid siin ümbruskonnas, saab soovita panna midagi. Need on suht detailsed, aga mitte väga. Et ikkagi väga lähedalt on näha, et see on pilt. Kaugelt vaadates on täitsa okei. Neid väga palju siin nagu ei ole, et on nii kõrged kui ka väiksed, aga te saate ka kas või GrabCAD-ist või siis SketchUp Warehouse'ist näiteks alla laadida. Netist saab alla laadida igasuguseid tasuta neid objekte ega tasulisi ja paigutada ümber. Nii. Siis assorted. Siin te leiate igasugused sellised väiksed komponendid, mis lähevad välja õue, nii sellised väiksed grillid kui ka väljakud, kui teil on vaja neid planeerida midagi siin ümber. Nii. Ja lipud ja sellist väiksemad detailid. Valgustus on, need on väljast outdoor ja kui on vaja paigutada siia reas need samad valgustid, siis üks variant on loomulikult seda käsitsi panna, aga ta võtab aega ja kaugused ei ole võrdsed, siis paigutamisel ma saan kasutada sellist asja nagu mass placement. Ma näitan kust kohast, kuhu. Nüüd kontroll vajutan ja mul tekib selline trajektoor. Saab kogust muuta, saab kõik keerata, nii kuidas ma soovin. Nii, paneme 0. Ja saab ka kaugused, randomized direction, et iga valgusti on praegu erinevas suunas. Seda pigem kasutaks nagu mitte valgustita, vaid haljastuse jaoks näiteks. Nii. Offset from line, siis saab seadistada, et see joon on hästi lai ja keskelt need on erineval kaugusel. Nii. Aga vajutan finish ja on kõik need lisatud. Nii. Siis construction siin erinevad liiklusmärgid, need on juba sellised mitte väga olulised teile võib-olla. Nii. Aga lisaks on ka indoor, et ka arhitektidel on vaja aeg-ajalt sees midagi lisada, siis siin on nii istumised, lauad, igasugused elektroonika ja hästi palju erinevaid mudeleid, nii toit, kui teil on vaja kohvikut seal teha. Valgustid ja valgustide puhul nüüd sees valgusallikat ei ole. Valgusallikate jaoks on eraldi menüü siin lights, et sealt saab neid lisada. Nii, okei. Aga siin on ka transport, et autod, nii autod kui ka sellised
traktorid ja laevad. Kui autode puhul on hästi oluline see, et kui ma võtan mingisuguse auto, paneme selle kuhugi siia ette. Nii, kui ta on paigutatud, vabandust, mul on see mass placement sees. Kui ta on paigutatud, siis ma saan näiteks, ma näen, et inimene hakkab siin, ta sõidab välja, aga ma tahaks võib-olla kopeerin kiiresti selle sinna kaugemale, näiteks paigutan siia. Ma praegu vajutasin alt ja siis liigutasin. Muudan talle värvi, mustaks. Ja seal inimest ei tohiks olla, et see on auto pargitud ja siis ma lihtsalt lülitan sisse, lülitan välja. Niimoodi. Ja selle auto puhul, kui ma hakkan seda liigutama, siis te näete, et kõik rattad samamoodi liiguvad ja ma saan ka näiteks lights sisse lülitada, et põlevad, kui mul on öine pilt. Ja kui ma hakkan siis trajektoori näitama animatsiooni ajal, siis ta järgib konkreetset trajektoori ja sõidab reaalselt ka. Nii, ja, siin on igasugused transport, rattad on assorted menüüs, et siin on neid hästi palju. Et kui on vaja rattaparklut teha, siis kindlasti siit leiate erinevad nii rattad kui ka nende puhul, ratta puhul on ka värvi muutus, analoogne nagu ka autol oli. Kindlasti neid saab siin hästi palju kasutada. Lights, siis kui ma tahan kuskil lisada mõne valgusallika, on näiteks siia. Mul on erinevad variandid siin, kuidas nad on suunatud, need spotlightid. On Omnilight, mis ta valgustab ümberringi, on ka selline area light ja see on, kui on vaja LED-riba tekitada, siis sellega te saate väga hästi seda teha. Näiteks ma paigutan siia peale, näete, et selline siin ta on. Iga hetk te võite ka sisse välja lülitada, et selle valgusallika on, nüüd on ta nähtav. Ja lisaks valgustitel on, selle konkreetselt saab vikust muuta, niimoodi, laiust. Ja saab ka sisse lülitada selline night activation, ehk siis öösel seda ei ole näha, aga vastupidi, et öösel seda on näha, aga kui on päev, siis ta on välja lülitatud. Liigutan natuke allapoole. Ja ma lisan veel ka, panen on ja lisan siia ka tavalise mingi spotlighti. Need on siis väga sellised kitsa nurgaga, suurema nurgaga. Paigutan siia näiteks mitu tükki. Et kui mul üks on lisatud näiteks, ma saan ka alt vajutada, siis lihtsalt lohistada ja kopeerida neid kiiresti. Nii, võtame night activation. Ma tahan, et light source oleks ka nähtav. Ja kui ma praegu korraks lülitan välja ja koonust saab muuta seda nurga ja ka intensiivsust saate määrata. Nii, on off. Nii, kui üks on tehtud, vajutan alt ja lihtsalt lohistan siia peale. Nii. Kui ma näiteks lähen kaugemale ja selles weather režiimis liigutan päikest siia allapoole ja hetkel, kui ma jõuan siia 90 kraadi peale, näete, kohe lülitab sisse, sest öö on saabunud. Nii lihtne nagu see ongi, et saate värvi seadistada, mis värvi ta on ja nii edasi.
Nii, okei. Siis utilities, siin on lisa sellised spetsiaalsed funktsioonid. Üks nendest on see, et ma saan lõigata hoonet näiteks. Paigutan praegu siia keskele kuhugi ja nüüd võtan move ja liigutan ülespoole. Mida see move, vaid see move up. Ja ta näitab mulle kogu hoone lõikes. Kui ma renderdan, ma saan niimoodi renderdada, siis niimoodi renderdada asukohad erineval kõrgusel iga korrust. Praegu ma selle kustutan ära. Kui on vaja midagi mõõta, siis on olemas measure funktsioon ja siin need teised funktsioonid ka. Praegu ma nende peale eriti ei peatu, sest natuke aega on vähem. Ja nüüd kõige olulisem, mida me siin teeme mille jaoks, sest me tahame ikkagi, et meil oleks mingi renderdus olemas. Nii, et oletame, ma leidsin siit mingi rakurssi huvitava. Ma tahan seda renderdada. Esiteks ma vahetan keskkonda. Tavaliselt teeme tööd siis bildkeskkonnas, ilupilte fotokeskkonnas, videod on movie ja 360 panoraam, 360 panoraam. Nii, võtame foto. Siin teen kaadri esimese, store kaamera. Jäädvustasin. Saab, vajutan parem klahv näiteks ja liigutan, et leian mõne endale nagu sobiva rakurssi. Ma näen ka, siin on kõrgus, silma kõrgus hetkel, et siis 2,4, no inimene ei ole nii kõrge, et ma võin vajutada siis siia set 1,60 m, võib ka ülespoole natuke tõsta, ka käsitsi saab kirjutada siia näiteks. Eye level, et horisont on seal täpselt samal kõrgusel. No ma ei taha, et oleks nii, ma tahan rohkem taevast näiteks. No, oletame, niimoodi on veel. Siis kui ma praegu seadistasin natukene, keerasin oma kaamera, siis ma võin store kaamera vajutada ja uuesti salvestasin selle. Nüüd kõige huvitavam tuleb praegu, sest kui ma seda renderdan praegu, siis mul pilt on selline. Et ma kohe näitan ka, et render fotos. Nii, renderdamisel mul on 4 varianti suurust. No need on hästi suured ja nagu näete ka need suhteliselt suured resolutsioonid. Tavaliselt kõige lihtsam on kasutada sellist desktopi, siis maht ei ole ka väga suur. Email on väike juba, et pigem seda ei kasutaks. Võtame desktop. Nii ma teen endale eraldi kausta, kuhu ma hakkan siis renderdama. Ja siis esimene mul on no effects, kui efekte üldse mul ei ole, salvestan, ta hakkab renderdama, sekundi ongi olemas. Selline pilt on ilma efektideta. No tegelikult juba on suht nagu normaalne, ütleme. Aga isegi kui te ei tea väga palju nendest efektidest, te võite kasutada olemasolevaid siin custom style'id, et sellised spetsiaalsed stiilid just teile juba ette seadistatud, võtame näiteks realistlik. Siis pilt tuleb juba parem, te näete seal sees, ka varjud on huvitavad, paremad. Siis taevas on ka hoopis teissugune. Nüüd korraks ma lähen, teen materjali vahetan. Siin panen selle kondemuru. Värjus võtan kondemuru ja näiteks kas või sellise. Okei, lasta olla selline. Nüüd praegu ta hakkab renderdama natukene rohkem, aga sellegi poolest, kui ma vajutan render, samad seadistused. Nii, paneme üks number näiteks.
praegu just sellepärast, et mul on see 3D muru kasutatud. Just sellepärast ta võtab natuke rohkem aega. Aga ka pilt on juba palju parem, kui ma selle, no praegu võtab mingi 12 sekundit, kirjutab siin meil all ka, kui palju. Okei, tehtud. No, ma järgmiseks korraks lülitan pigem seda materjali välja, vahetan materjali landscape'i vastu. Ja järgin, et mul oleks muru sisse lülitatud, on height talle kõrgust rohkem. Nii, okei. Tavaliselt üks probleem selle pildiga näiteks on see, et need perspektiivid on väga, kõik on nagu kukkunud. Siis ma soovitan kasutada FX, näiteks nii vajutada. Siis te saate iseseisvalt valida veel mõned efektid, aga samas teil jääb alles samad seadistused. Et kaamera seadistuses on two-point perspective. Kui ma lülitan sisse, lülitan välja, siis näete, pilt kohe nagu muutub. Tavaliselt soovitan, kui te teete maapinna pealt, siis see peab olema sees teil. Nii. No, selline pilt mul on hetkel näiteks olemas. Ma tahan nüüd samasuguse rakursiga, aga teised efektid kasutada. Teen uuesti hiireklikid siin. Võtan custom style. Näete, siin on meil down. Sellised seadistused. Siis daytime. Hoopis teissugused. Iga selle stiili te saate ka oma soovi järgi veel lisaks täiendada. Et võtame daytime. Esiteks ma lisan selle perspektiivi jällegi, aga daytime'is meil on näiteks real skies. Ma tahan, et taevas oleks teissugune. Real sky, siis heading, kus kohast päike paistab. No, seda saab liigutada niimoodi. Aga üleval võin ka real sky valida hoopis teine. Siin meil on clear, näiteks evening. Need on HDR taevad ja siis neid saab siin kasutada. Sellised. Siis näiteks oletame, ma tahan just sellist. Teen uue kaamera ja mida ma saan teha nende stiilidega, sest kui ma stiili seadistan, siis need efektid ma saan kasutada kuskil mujal. Kas samas projektis teisel kaadril või ka hoopis teises projektis. Näiteks, ma valin praegu selle kaamera. Võtan menüü, siin on edit ja kopeerin efektid. Tulen siia, näete, mul on tühi, vajutan siia menüü, edit, paste effects. Nüüd on täpselt samasugune vaade siin. Aga võib-olla ma tahan, et kuskilt mujalt oleks. Näiteks kuskilt siit kohast. Kui ma teen hiireklikk siin selles vaateaknas, siis ta genereerib mulle uuesti eelvaate sellest renderdusest. Liigutan siia poole eemale. Ja vajutan store kaamera, ta salvestab mulle selle vaate, aga seadistused on täpselt samasugused nagu sel eelmisel. Nii, kui ma võtan nüüd uuesti selle kaadri ja ma tahan näiteks kuskil, ma olen võib-olla teises projektis kasutanud mõned efektid. Siis võtan file, load effect ja ma saan siit sisse tuua mõned efektid. See võib olla näiteks selline päevane renderdus või see võib olla mingi veel üks selline seadistus. Siis samas ma võin kasutada ka väga abstraktseid seadistusi, näiteks selline.
siis perspektiiv on siin välja lülitatud. Lülitan selle sisse. Nii, et selles mõttes te saate kasutada jällegi, et kui teil on vaja mitte realistlik teha, vaid abstraktne, selline kas pastell või õlivärvid, siis artistik, need efektid, siin on kõik need täitsa olemas, neid saab kõiki seadistada. Võib-olla võtame lihtsalt pastell. Kui ei taha, siis kustutame ära. Sketšid ja kõik sellised huvitavad efektid saab siin kasutada. Nii, et praegu selle pildi ma korraks kustutan ära. Mul on praegu 4 kaadrit. Võtan render, ma saan ükshaaval need kõik renderdada või võtan fotoset. Nii, näitan foto, mida ma tahan salvestada. Lumen maraton näiteks LM nimetan ja siis salvestan. Nüüd ta hakkab renderdama mulle kõik 4 kaadrit korraga. Ja nagu näete, esimene läks juba olemas, siis on teise efektiga. No, kui mul oleks rohkem aega, siis ma saaksin kõik materjalid ümber seadistada, siis valgus siin võib-olla saaks lisada, siis samas ka muruga rohkem seda kõike seadistada. Okei, kui näiteks praegu mul on siin kõik tehtud, ma kopeerin selle efekti, copy efekt ja lähme edasi movie keskkonda. Siin mul need on samamoodi erinevad sellised kaadrid, aga need ei ole enam kaadrid, need on klipid. Ma saan mitmest klipist kombineerida ühe pikka video ja ma saan kasutada kas minu arvutis oleva selle video võib ka kasutada ise salvestada. Nii, võtan record. Põhimõte on siis väga lihtne, et ma alustan näiteks kuskilt siit, teen esimese hiireklikki, liigun võib-olla siia lähemale. Teine hiireklikk, siit lähen võib-olla üle ja oletame, et kolmas on meil kuskil siin. Ta ei ole väga, põhimõte on praegu, ma arvan, selge. Ja kui ma play vajutan, siis ma näen, et see liikumine on ühest punktist teise punkti ja nüüd ka kolmandale punktile. Ta ise keerab selle kõike trajektoori. Stardid on üsna aeglased, samas te saate ka need seadistada nii, et oleks nagu sujuv ja kiire. Nii, vahetan praegu pausi. Finish. Sellele efektile ma saan kasutada, kopeerida minu efektid pildi pealt, et kogu stiil, kogu see projekt oleks nagu samas stiilis. Ja nüüd hakkan niimoodi renderdama. Praegu mul ei ole see renderdatud, aga jah, vajadusel siis, kui ma hakkan renderdama, see võib-olla, võime kontrollida, kaua see aega võtab. On erinevad seadistuse stiilid, hea kvaliteet ja näiteks HD. Kui ma praegu käivitan, vajutan save, vaatame kohe, võtab 3 minutit selleks, et selle kaadri renderdada. Kokku tuleb 295 väikest kaadrit. Praegu ma cancel, lõpetan. Nii. Ja siis üks efekt, mida ma tahaksin veel näidata, on näiteks, ma leian siia poole või isegi siia eemale. Niimoodi siin. Siis on selline efekt nagu weather ja precipitation, et sademed. Kui teil on vaja, siis te võite lisada kas siia vihma või lund. Väga kiiresti erinevad keskkonnad muuta, et aega, kas on talv või on suvi ja niimoodi. Ja ka videost
toimib, et kõik sajab ja nii edasi. Aga videos veel mul oleks vaja ju panna inimese liikuma ja ma võtan animations. Siin on mitu võimalust, kas advanced move või lihtsalt move. Kui ma võtan advanced move, siis ma saan näidata talle trajektoori punktist 1.2, võib-olla veel edasi. Et näiteks ma tahan, et see inimene meil siin alguseks oleks meil näiteks kuskil siin. Siis liigutan kuskil keskel, ta peaks olema meil juba siin. Ja täitsa lõpus ta peaks meil liikuma siia võib-olla. No, kaamera läheb siit teemale, et siit poolt. Teda ei ole näha, ma võin isegi sisse poole panna. Ja vahetan finish. Nüüd, kui ma käivitan play, siis te näete, et ta liigub. Loomulikult ma oleks pidanud seda seadistama vastavalt tema kiirusele, ehk siis ta praegu liigub liiga kiiresti. Aga okei. See võtab natuke rohkem aega. Nii, siis 360 panoraamiga on nii, et te näitate kaadrid. Üks kaader, siis võib-olla siin teine kaader. Hetkel ei ole oluline, mis suunas ta vaatab. Et ta nii või hiljem seal panoraamis te saate ümber ringi keerata. Aga oluline on, millised efektid te kasutate. Efektid te saate mingil määral kasutada samasugused nagu seal lihtsalt ilupildi puhul, aga kõikide kahjuks kasutada ei saa. Seal näiteks mõned on sellised, mida ei saa. Siis render ja saate kas salvestada eraldi failina ja see eraldi fail on teil võimalik vaadata nende prillidega või siis MyLumion, kuhu ta salvestab teile need panoraamid. Ja maksimum 10 tükki, et mul on seal need täis. Et aeg-ajalt saab mõned ära kustutada ja siis uued renderdada. Nii, okei. Aga praegu ma jätkan siin selle poolega, et nagu teate, et on standard ja pro versioonid, võib-olla teate, aga Lumionil on selline nagu püsiv litsents, ehk siis mingit subscriptionit ei ole ja on võrgulitsents, ehk siis võib olla, et teil on kontoris installitud kõikidel arvutitel ja aeg-ajalt üks kasutaja, kuna üks litsents on, siis üks kasutaja saab korraga neid seda kasutada. Siis kui ma korraks lähen siia tagasi. Suurim erinevus on muidugi hind, et Lumion tavaline on 2 korda soodsam kui pro versioon, aga kui me vaatame siia allapoole, siis mis selles tavaversioonis on puudu. Siin on see comparison. Miks pärast ei ava mul selle üld. Nii, nüüd ta avas. Et erinevus on see, et ma ei saa kasutada näiteks neid väga detailseid puid, ei saa öist režiimi Real Sky kasutada, siis photomatching ja OpenStreetMap, need kaardirakendused. Kondemuru seal ei ole. Ja lisaks on ka see, et näiteks need mõned materjalid on puudu. Nagu see kondemuru, siis karvaefektid ja siis oluline on näiteks pure glass, ei ole olnud seal standardne klaas, siis neid materjale ja objekte on palju vähem, kui võrrelda, et täis pro versioonis on circa 5500, siis 1800 on standardis.
ja ka need 3D inimesed näiteks, neid seal väga palju ei ole, et on 108 objekti. Ei ole heliefekte, aga te saate hiljem võib-olla teises tarkvaras need juurde panna. Ja siis ei saa merge'ida projektid ehk siis ühendada. Kui teil teete mitmekesi ühe projekti peal tööd, siis te saate näiteks ühte projekti kopeerida teisest projektist objektid ja standardversioonis seda teha ei saa. Nii, aga näiteks impordi puhul ja ekspordi puhul kõik on täpselt samasugune, et output, kõik renderdused saab samas suuruses, kõike saab teha. Siis hetkel, seal kirjas oli ka, et see erisoodustuskampaania hetkel käib. 2. juulini on standardversioon 1345 ja pro-versioon on 2695 nendele, kes on siis registreerunud. Ja Lumion uutele litsentsidele selle 7 aasta jooksul, mille ma olen sellega tegelenud, ei ole kordagi sellist promo tehtud. Et nad ei tee soodustusi uutele versioonidele tavaliselt, sest nad püüavad säilitada seda hinda, sest neil on aastast 2013, kui mina hakkasin sellega tegelema, siis need hinnad on täpselt samasugused, nad ei ole tõstnud seda hinda. Paljud tarkvarad on tõstnud. Ja ainuke soodustus, mis tavaliselt käib, on see, et kui on uus versioon tuleb välja, siis seal versioonide vahetus on soodsamaks tehtud. Kui näiteks teil on standardversioon ja mingi hetk saate aru, et teil on vaja näiteks seda pro-versiooni, siis te ei pea pro eest täissumma välja käima, et te saate selle teise poole lihtsalt ära tasuda ja siis saate pro-versiooni. Kui teil on näiteks pro-versioon 10, 11 tuleb välja ja te tahate seda uut versiooni saada, siis tavaliselt see oli 999 uuendushind ja standardi puhul on 499. Siis järgmised webinarid tulevad meil sisearhitektidele, kus rohkem vaatame sees interjööri, need objektid, mis saab sees teha, materjalid, kuidas need sisematerjalid saab teha. Maastikuarhitektidele rohkem pühendame ikkagi haljastusele ja linna ja teede projekteerijatele, siis seal rohkem ümbruskonnale jällegi, et kuidas saab panna terve massiivi autoid ja jalgrattaid liikuma panna ja kõik sellega seotud. Ei rohkem nagu animatsioonile isegi. Et kõik huvilised on ka sinna oodatud. Siis kui minu poolt praegu siis see demo osa on nagu kõik. Kindlasti, kui on soov rohkem küsida, siis võite kontakti võtta. Mina teen ka Lumioni koolitusi, Reviti koolitusi ja ArcCADis me katame kogu Reviti, kõik valdkonnad, mis Revitil näiteks on. Siis ma näen, et praegu me hakkame juba küsimuste juurde. Ma näen, et päikese asukoha. Kuidas saab muuta päikese asukoha? Okei, siis ma kohe näitan. Kui ma olen siin selles keskkonnas, siis landscape. No, esiteks, see on päikese asukoht muudetav siin ja ma samas saan seadistada ka konkreetses kaadris. Näiteks selles kaadris ma tahan, et mul oleks täpne asukoht. Võtan FX, sun ja meil on selline sun study ka veel olemas. Valin selle. Nii. Ma pean siis välja lülitama Real Sky, siis saab kasutada SunStudy.
saan stadi. Saab seadistada, kus kohas me asume. Nii, see meil siin. No panen näiteks Tallinn kuskil. Ja konkreetne kellaaeg, minut, päev, kuu ja aasta kõike saab siin seadistada. Nii. Okay. Kas on praegu veel võib-olla mingisugused küsimusi? Okay. Siis kui praegu küsimusi ei ole, siis kindlasti kui tekivad, minu kontakt on siin olemas, võite julgelt ühendust võtta. Praeguseks siis minu poolt on kõik ja suur tänu, et osalesite siin webinaril, et võite ka järgmistes ka osaleda, kui huvi. Et praeguseks siis kõik ja suur tänu.